hädakisa, mille on tekitanud brittide üllatavalt selge otsus lahkuda Euroopa Liidust, on hakanud tõusma taevasse. Kõige rohkem kisendavad need, kes on ise süüdi selles, et brittidele sai villand Brüsseli totravõidu reeglitest, sotsialistlikust maailmavaatest ja nõudmisest avada oma riigipiirid võõra kultuuriga immigrantidele. Eriline kisapasun on kummaliste rahaseftidega ja maksumaksjate kulul ennast eurokraadina rikastanud Siim Kallas. Oma äsja avaldatud arvamuses teeb ta selgeks, et ausad demokraatlikud valimised, nagu toimuvad Suurbritannias, polegi temasugustele sobivad. Tema sõnutsi polnud need mitte valijad, vaid hoopis populistid, kes astusid valitsejate vastu, valetasid ja võitsid. Võiduks olevat lihtsalt vaja valet sõnumit, palju röökimist ja suurt kõlapindia meedias. Kallas ise röögib nagu aia vahele jäänud orikas. Valimiste koha pealt muidugi peaks teda uskuma. Lisaks kummalisel viisil rikastumisele on ta ka kummaliste valimisseaduste ja valimiste ekspert. 500-aastasest sotsialistlikust õitsengust ja kommunismist vabanenud riikidele nagu Eesti on liikmestaatus Euroopa Liidus olnud kindlasti ka kasuks. Kommunismi ikkes pääsenud riigid ei pääsenud aga kahjuks kommunistidest. Paljud endised suutsid riigi omandite erastamise käigus omale suured varandused hõivata. Paljud suutsid uuesti võimule tõusta. Esialgsed Euroopa Liidu reeglid aitasid vähemalt kaasa kommunistlikutest mõttemallidest vabanemisele. Rahasüstid Euroopa Liidust on samuti olnud kasulikud. On aga arusaadav, et jõukates riikides hakkab maksumaksjatele pikapeale kõrgepalgalise Brüsseli bürokraatide parmase ülalpidamisest ja vaeste riikide abistamisest villand saama. Kõige vastumeelsem on põlise kultuuriga Euroopa rahvastele nendele võõra multikulti peale pressimine ja sunduslik massiline moslemite sisseränd. London oli kunagi huvitav Briti linn, kus kõlas inglise keel. Nüüd ta sarnaneb rohkem moslemite riigina, kus kuuled araabia, urdu või mõne teise moslemirahva keelt. Briti referendumist võib järeldada, et rahvas ei usalda enam eurokraate, kes pidavad neid esindama, kuid teevad hoopis kummalisi seaduseid ja veidraid reegleid, kui nad Brüsseli kõrgepalgalistele kohtadele naasevad. Ausatel eestlastel on kindlasti põhjust umbusaldada meie seniseid esindajaid. Enamik on olnud veripunase kommunistliku minevikuga, nagu kunagine Sampoliit Ansip, Putini suuvooter Jana, Siimu poiss ja Olga Lauristeni võsu. Mõned on lihtsalt saamatud tainapead, kes elavad seal vaikselt nagu hiired, koguvad rikkust järgmiseks valimiskampaaniaks ja lasevad endist kuulda ainult vahetult enne valimisi. Jääme lootma, et brittide valijate selge sõnum Brüsseli eurokraatidele ja võimalus, et mitmed teised liikmesriigid järgivad brittide eeskuju, toob vajalikke muutusi. Loodame, et eurokraadid lõpuks ometi taipavad, et igal rahval on ajaloolised, kultuurilised ja geneetilised erinevused, et igal rahval on õigus oma rahvusriigile. Suurbritanniasse on küll asunud suur hulk võõrad, aga rahva enamik pole ilmselt veel kaotanud soovi olla peremehed oma iidsel kodumaal, elada oma kultuuriruumis, austada oma rahva traditsioone. Eestlaste kodumaale asustasid okupandid suure hulga vaenulikke võõraid, kes moodustavad põlisrahvale eksistentsiaalse ohu. Okupantide võsud ei häbene isegi eitamast Eesti okupeerimist ega pea vajalikuks taunida eestlaste Siberi orjalaagritesse küüditamist ega Eesti rahva vastu sooritatud genotsiidi. Riiki, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade, nagu nõuab meie põhiseadus, nad lausa vihkavad. Sotside juht, okupantide võsu Jevgeni Osinovski ei häbene isegi väita, et rahvusriik on ohtlik ja ebainimlik düstoopia.
See estofoobne Possadski kirjeldab Eesti rahvuslasi ksenofoobse oksena. Eestlased peaksid võtma eeskuju brittidest ja korraldama referendumi, mis muudaks põhiseaduse rahva hääletusega, samuti nagu see kehtestati. Et võtta Eesti Vabariigi kodakondsus Eestile ebalojaalsetelt Ühtse Venemaa liitlastelt ja Oksinovski taolistelt Eesti-poolsetelt okupantidelt ja nende järglastelt. Peame selle läbi viima, enne kui Kallas suudab rakendada oma venelastele kaksikkodakondsuse andmise plaani, enne kui eestlaste põlise kodumaa venestamine on jõudnud lõpusirgele.